Tervist ka lõunaosariikidest. Nimi on Arvi Juustalu ja töötan siis Päästeametis Päästekeskuses ennetusbüroo juhina. Ja tuleme siis põllutasandile, ehk siis meie oleme elluviijad, koolitajad, puutume väga otseselt kokku siis ka praktiliste koolitustega, et siis saan jagada natukene seda, mida oleme seni teinud koolide suunal ja millist koostööd võiksime ka tulevikus teha. Et meie need tegevused on küllaltki sarnaselt üles ehitatud kõigis regioonides. Ma räägin, mõned näited tulevad siin Lõuna-Eestist, aga kindlasti paralleele ja suhteliselt sarnaselt toimetame kõigis regioonides. Nii, kui mul paluti sellel teemal rääkida, et mida siis Päästeamet on teinud koolide suunal, siis vaimusilma tekkis selline kolm sammast, et teema kui õpetaja ja kriisivalmidus, et kuidas need omavahel siis haagivad, kuidas need omavahel seostuvad. Kõigepealt esimene asi on kindlasti, et õpetaja on kriisideks valmis tavainimene. Ideaalmudel peakski olema selline, kui te mäletate seda Margo ettekannet ka, siis oli seal ka üks slaid, et milline peaks olema kriisivalmis inimene. Päästeamet on selle teemaga palju toimetanud. On koostatud ka selline kriisipersona tegevuskaart ja siis ma võtsin need põhinäitajad siin kokku ja keerasin siis nupud põhja, seal, kus nupp peaks olema põhjas ja oskused väga, väga suured, ehk siis motiveeritus valmistuda peaks olema väga suur, usk, et tullakse kriisiolukorras toime, on suur, samas jällegi kriisiolukorras abi, selline ideaal inimene, kriisi valmis inimene ei peaks vajama ja samamoodi on lootus see, et tegelikult ta ei vaata ka riigi otsa, et riik tuleks nüüd appi, vaid et ta ise on pigem selline abipakkuja. Et sellised näitajad põhimõtteliselt on ka Päästeameti teenistujad peaksid olema täpselt samasugused, et me ise kujutame ainult ette ja püüdleme sinna suunda, et me oleme samamoodi kriisivalmid ja toimetame ka. Siis teine sammas, kriisitegevuste võimaldaja. Kõigist nendest samastest ma räägin natukene lähemalt ka, aga see on just see platvorm, et kus siis õpetaja kutsub meid, päästeametnikke või siis naiskodukaitsjaid kutsub kooli, võimaldab meile selle keskkonna, kus me saame siis oma sõnumeid edasi anda, et aga õpetaja ise on pigem selline natukene passiivsemas pooles. Ja viimane sammas, see on see kõige kõrgem high level, on see õpetaja kui kriisivalmiduse sõnumi edasiandja. Nii et see on, kõik need sambad on omavahel natukene seotud, üks toetab teist, aga see kriisivalmiduse sõnumikandja, see ongi see kõige kõrgem tase, mille poole me tegelikult ka selle pädevusmudeliga liigume. Ja ma ütlen veel ära, et need daamid, kes siin pildil on, need ei ole juhuslikult valitud daamid. Tegemist on siis Lõuna-Eestist, Võrumaalt, Antsla vallast, Kuldre koolist pärit õpetajatega. Aga mida nad siin teevad, selleni jõuame ettekande lõpus. Väike tiiser siis ka praegu. Nii, aga läheme siis esimese samba juurde. Kriisivalmiduse teadlikkuse parandamine, õpetaja kui tavainimene. Ka siin pildil on siis näha jällegi õpetajad ja see on ka väike selline põhimõtteliselt soovitan uskuda seda, mis sealt õpetajate nägudest vastu kiirgab ja mida nad soovitavad, et tellige koolidesse Päästeameti kriisikoolitus. Pedagoogide näod ei valeta ja seda tagasisidet, mida me oleme saanud ka nendest koolitustelt, ongi see, et on huvitavad, harivad, õpetlikud lood ja igal juhul, et meil on samamoodi on siin, täna on ka läbi käinud see, et meil on hästi palju neid erinevaid praktilisi õppevahendeid, meil on generaatorite maketid, meil on veepuhastusfiltrid, meil on evakuatsioonikottide sisu, rääkimata sellest, et kui on vaja, siis me tuleme kooli kohale ka, ütleme, lahingumoona näidistega, et teha see koolitus ägedaks. Erinevad teemad käivad seal läbi ja me oleme koostöös siis päästevabatahtlike ja naiskodukaitsjatega koolides käime ja koolitused on sellised praktilised ja samamoodi saab seal läbi mängida ka erinevaid
kooli selliseid objektipõhiseid teemasid ka. Näiteks praegu meenub üks selline kurioosne juhtum, et kus me läksime kooli läbi viima siis sellist kriisikoolitust ja siis selle koolituse käigus siis mõned õpetajad said siis esmakordselt teada, et nende koolis on ka selline avalik varjumiskoht. Et üldsegi mitte etteheitena, aga see näitab nagu seda, et teema vajab läbi mängimist ja toetab kõike seda, mida Maarjus ja teised siin on ka juurde rääkinud. Ja täpselt ka see, et kui ise ei tea, kuidas käituda, siis ei saa neid teadmisi ka väga hästi nagu edasi anda. Nii et siis jätke meelde, e-maili on väga lihtne, kust tasuta koolitust tellida, kriisikoolitused.päästeamet.ee, kirjutage, jääme siis ootama. Nüüd teine sammas, millest me rääkisime, et elanikkonnakaitse tegevused lastele ja noortele, õpetaja kui võimaldaja. Et selles osas ka sooviks väga suured tänud öelda kõigile koolidele, koolijuhtidele, õpetajatele ka, kes on meid siis kutsunud või kuhu me ise oleme ennast kutsunud, kes on võimaldanud meil oma koolitusi seal läbi viia ja ütleme, need koolitused hakkavad juba tõesti sealt alushariduse poole pealt peale. On loodud sellised toredad mängud munitsipaalpolitsei poolt lasteaedadele, evakuatsiooni ja kriisivarude mängud, siis seesama kaitse enda, aita teist, millest rääkisime. Tõesti, see riigikaitse õpetuse ja laagrites oleme ka väga palju käinud, et selles mõttes on ka riigikaitse õpetajad meid kutsuvad väga hea meelega. Ka lastele on huvitav see, kui vahepeal tuleb ka mõni teine niimoodi väline teisest ametkonnast inimene neid teemasid rääkima, et see on nagu olnud väga hea. Ja samamoodi need riigikaitselaagrid, seal on ka tõesti, need on pikad, väsitavad päev otsa. Suuremad laagrid, mis meil on sellised 600 gümnasisti ühel päeval nagu ära menetleda, aga need on väga sellised toredad ka tagasiside poole pealt. Selle osas et hästi suured tänud ja et just võimaldatakse meil oma sõnumeid edasi anda ja siin üks näide on ka selle samalt elanikkonnakaitse kuult. Jällegi me kasutame ära seda koolide platvormi. Gümnasistidele on elanikkonnakaitse kuu raames viiakse läbi siis sellist esseevõistlust, saavad kirjutada elanikkonnakaitse teemadel ja siis, et kuidas me seda promome on ikkagi läbi e-stuudiumi või e-kooli ja stuudiumi, et need on sellised kihvtid võimalused ja õpetajad väga hästi tulevad siia vastu ka. Võib-olla veel sellel teemal korraks üks väike küsimus teile, et kui Päästeamet, ma ütlen ka selle numbri välja, kui palju me koolitame aastas või palju me seni oleme koolitanud, ma eile vaatasin selle numbri täpselt välja, me oleme konkreetselt selliseid face-to-face koolitusi viinud läbi 41 000 inimesele. Et ma paluks siit, ma vaatasin järgi selle, et kuidas nad jaotuvad siis noorte ja täiskasvanute vahel, ehk siis noored kuni 19-aastased ja täiskasvanud. Et andke käega märku, kes arvad, et Päästeamet on koolitanud rohkem täiskasvanud inimesi kui noori, et 2025. aastal. Mis te arvate? Üksikud käed, nii, kolleegid siin osad, aga kahjuks pean teile valmistama pettumuse. Maarjus ja Jaak tegelikult on tõesti kaalukaus kaldub sinna noorte poole, et see ongi kusagil 23 000 kuni 19 aastast ja 18 000 on siis neid täiskasvanuid. Nii et selles mõttes me oleme õigel teel praegu ka selles vaates, mida Margo siin alguses rääkis. Nii, aga nüüd see kõige kõrgem level, õpetaja kui sõnumi kandja ja siin ma kasutasin siis, ma arvan, et see oli äkki filmist Mehed ei nuta, toetame igatahes. See loosung ja et tõesti Päästeamet valmis siin kaasa lööma, selgitama ja abistama seda pädevusmudeli osa, et kuidas seda ellu viia, et siin me kindlasti julgustame pöörduma Päästeameti poole, päästekeskuste poole, lööme kaasa ja aitame ja mingisugused tegevused on meil siin kindlasti juba reaalselt ka kavandatud, et
Tartu linn on ka meil siin kriisi teemadel on selline suur suunanäitaja ja eestvedaja. Näiteks väga hea koostöö meil on korteriühistute koolitamisel Tartu linnaga siin Päästeameti vahel. Nüüd järgmiseks aastaks on nad võtnud suure eesmärgi, et siis me kõik Tartu linna üldhariduskoolid koolitaksime ära, et nende õpetajad saaksid siis sellise 4-plokilise koolituse. Esimene on üksikisiku kriisivalmidus, teine on see sama pädevusmudeli tutvustamine, et käia need teemad üle, siis teha praktilised harjutused ja lisaks praktilised töötoad on seal, ongi varjumine, ohuteavitus ja kodused varud ja lisaks siis linnavalitsus räägib siis ka Tartu põhiselt, Tartu spetsiifiliselt sellised kriisiteemad ära, et kus on meil siin kerksuskeskused, millised on linna tegevused ja elutähtsad teenused ja toimepidevused. See on nagu selline suur plaan, mida me mõtleme siis ellu viia jaanuarist maini koolitused kõigis 22 üldhariduskoolis, et jällegi ilmselt see formaat täpsustub ka seal kogu selle projekti jooksul, aga saame siis ka häid näiteid, kuidas mujal edasi minna. Ma rääkisin ka Tartu kriisikoordinaatoritega ja nende kommentaar, just eile suhtlesin üle ja kommentaar selle pädevusmudeli kohta oli see, et see on nii hästi koostatud materjal, et tegelikult inimene, kes oskab nagu lugeda, saab aru, kuidas seda ellu viia, aga selleks ongi koolituste jaoks on pigem see, et natukene julgustada ja anda need veel praktilisi näiteid ja käia üle, et see on nagu see mõte. Igal juhul nagu Reelika ka rääkis, et kui tulevad mingisugused juhendmaterjalid, me kindlasti oleme valmis neid nagu ka üle käima, tutvustama, selgitama, viima läbi selliseid maakonna või regioonipõhiseid teabepäevi ja teiselt poolt kindlasti valmis ka piloteerima, katsetama konkreetsele koolile, tegema mingisugust, aidata teha sellist rätsepa ülikonda või siis valideerima neid õpetajate hulle ideid, mida nad siis oma tunnis on mõelnud, et need võib meie juurest läbi lasta. Ühesõnaga, mis ma tahan öelda, on see, et me oleme julged, innovatiivsed katsetajad, valmis kaasa lööma, pöörduge julgelt ja siit ka siis üks näide, mida me Lõuna-Eestis oleme teinud kastist välja ja sellel samal elanikkonnakaitse kuul, selline kastist välja väike katsetus, mille raames me saime siis korraga koolitatud või puudutatud või nügisime 500 õpetajat Lõuna-Eestis selleni, et nad õpetajate päeval rääkisid elanikkonnakaitsest. See oli selline konkreetne elanikkonnakaitse kuu tegevus, siis, kus hea kolleeg Kaisa mõtles selle peale, et miks õpetajad on nagunii tunde andma ei pea, et on sel päeval ilmselt on jõude, joovad kohvi, pakume neile siis sellist ägedat tegevust, et saadame neile sellise kasti koolidesse, kus nad siis peavad ise lahendama kolleegidega koos elanikkonnakaitse ülesandeid ja teemasid. Väga hästi läks asi lendama, kasutasime ka pädevusmudeli ülesanded sinna, et sinna panime selle pädevusmudeli välja prindituna ka kaasa ja mingid ülesanded ka sel teemal, rääkimata siis erinevatest muudest sellistest praktilistest, lõbusatest ja vahvatest ülesandetest. 3 kooli sai loosiauhinnad, kõik koolid said ka kommikarbid ja tagasiside oli suurepärane, et oli põnev nagu põgenemistuba, lustlik hariv ja kõige toredam oli veel see, et osad õpetajad küsisid meilt, et nad soovivad seda sama mängu läbi viia oma õpilastega, ehk siis kuidagi nügisime seda sama mängu siis kasutama veel koolides ka, et me oleme väga hea meelega valmis seda jagama. Ja kajastus tuli selle kohta isegi õpetajate lehes, viimase oktoobrikuus on, kui te minu juttu ei usu, siis vaadake, lugege õpetajate lehte, õpetajad tõesti kiidavad seda mängu ja sealt on toodud tõesti palju selliseid tsitaate ja pilte ka, et nagu siit ka piltidelt võib näha, õpetajad lustisid vahvasti ja olid asjaga rahul. Nii et head koostöötahet, julgust katsetada kriisivalmiduse teemadel, et meie poolt on uks lahti, et kõik need 3 sammast nagu koos ära täita. Aitäh! Aitäh, Harvi! Absoluutne lemmikpilt sinu ettekandes oli see, kas need oli 4 või 5 või 6 isegi õpetajad põrnitsevad pliiti.
et see oli väga selline, tegelikult väga dünaamiline, seisis küll nagu kõik seisid, aga väga dünaamiline pilt oli. Kas ja kust on võimalik soetada õppimist toetavaid Päästeameti mänge? Ehk mulle tundub, et keegi tahab kommi koos kastiga. See on väga lihtne. Kas kriisikoolitus, et Päästeamet kirjutada või siis kirjutada lähimale päästeametnikule. Ehk need samad kastid on ikkagi teil valmis ja kui on ikkagi tahtmist kolleegidega koos teha, saame need kokku panna, just, et on juba tellimus on sees paaril Lõuna-Eesti koolil, nii et jah. See oli nagu vanasti Soome reklaamis öeldi, et tuttu TV-st, et nüüd on siis tuttu õpetajate lehest, eks ju, et saame endale seda sama asja tellida. Kas peaks kaasama ka ettevõtteid ja MTÜ-sid koolitustel ja välja õppel, et laiendada seda haaret? Et kas te olete, liigute, ma ei tea, töökollektiivid ju samamoodi, suured seltskonnad, kui palju seal seda vabatahtlik või siis Päästeameti tööd käib? Ka seal käib hästi palju, et just koolituste vaates on nii ettevõtted, korteriühistud, oleme valmis igale poole tulema ja selles mõttes jällegi, et koolidesse kaasamisel on tõesti, nagu mainisin ka, et nii naiskodukaitse kui päästevabatahtlikud on ka meil nõu ja jõuga toeks nende koolituste praktilisel läbiviimisel, et meil ongi sisuliselt on nagu igas regioonis on ka selline koolitusvõrgustik, keda me siis hoiame üleval ja hoiame ühtses inforuumis ka, et ka see elanikkonnakaitse valdkond on ka pidevalt arenev, tuleb uusi teadmisi, uusi kokkuleppeid, nii et ka see, et kõik oleks nagu kogu aeg sellel ühel levelil, et see on paras selline väljakutse, et oleks varustatud kõik meie koostööpartnerid kogu selle viimase aja infoga. Kus see kõige tihedam nagu koostöötasand on? Et kas see on pigem otse kool, on see kohalik omavalitsus? Nagu, mis see sinu vaates oleks nagu see parim tee lõpuks iga õpilase, iga õpetajani? Jah, ma arvan, et siit peaks vist võtma neid mõtteid ka, millest Maarjus rääkis siin ka, et ma ise kujutan ette, meil hästi paljudes kohalikes omavalitsustes on ka nüüd kriisispetsialistid palgatud, juurde võetud, kes siis võiks nagu seda suurt pilti hoida, võib-olla nende toel saaks veel paremini kogu seda võrgustiku tööd teha, et me igal juhul, meie oleme hästi valmis kohale tulema, kaasama tõesti neid enda erinevaid koostööpartnereid, aga et veel võib-olla just, et saaks ka kogu selle kriisivalmiduse seal koolides veel uuele tasandile, et see vajab kindlasti sellist suuremat läbimõtlemist ja toimetamist just seda kriisiplaani vaatest. Aga igal juhul tundub, et mõne omavalitsusega see ühte jalgu astumine käib väga hästi. Näiteks siin eraldi spetsiaalselt tänab sind keegi Tartu linna esile tõstmast. Koolide personali koolitamine on meie järgmise aasta suur plaan ja prioriteet. Mulle tundub, et siin nagu poole häälega Tartu linn ise räägibki. Seda lubadust jagab. Ja veel üks küsimus, aga ma ei tea, võib-olla kas see läheb otse, aga kui me juba siin jutule sattusime, kus saab abi varjumiskoha muutmisel varjumiskohaks? Ka seda saab nõu saab kindlasti Päästeameti poolelt, et meil on ka päästekeskustes on varjumise eksperdid, kes on valmis nõu andma, aga kuuldavasti on ka ainelist tuge tulemas ka järgmisel aastal praktiliselt selle tegevuse jaoks. Et varjumiskohad võiksid kiiresti muutuda harjumispäraselt varjumiskohaks juba selle toe abil. Harvi, aitäh ettekande eest, suur tänu!